tere merelaeka vaatajad ja meil on täna omakorda üritus, kuhu me oleme tulnud ja on Alu militaarne perepäev. Eile olime Keilas seiklushoobis samalaadsel üritusel ja vaatamegi, mis siin siis nüüd saama hakkab. Üles on sättinud siin ennast mitmed asutused, tehnika, noored kotkad, kodutütred, naiskodukaitse, päästeteenistus ja Kaitseliidu Rapla malev muidugi. Ja siin siis relvalett. Ja siis vaatame siis, mis siin päeva jooksul täna veel tegemine, mis siin päeva jooksul veel toimuma hakkab. Tervist kõigile, kes on juba tulnud siia täna nautima Alusse militaarset perepäeva. Omalt poolt loomulikult suur kummardusmaani ja aplaus kõikidele vabatahtlikele, kes täna siia tulnud osalema ja loomulikult ka teenistujad, kes on leidnud aja nüüd pühapäeval tulla siia Alusse kogukonnale pakkuma erinevaid võimalusi tutvuda siis ka jõustruktuuride tehnikaga ja loomulikult muu varustusega. Muru niitma ja lastega mängima, aga olete leidnud hetke olla meie täna siin. Ja loomulikult kõik kallid külalised, kes on juba täna jõudnud siia, siis meil on kogu see Alustaadion väga põnevaid asju täis pandud. Soovitan julgelt siin iga kord ringi käia, kõikide laigulistega või ükskõik mis vormis keegi on. Usinasti suhelda, lasta näidata enda ilmaga. Võib-olla natukene tuulisem, rahvast tuleb juurde. See tuul üldse ei sega, nii et pidu hakkab hoogu koguma. Väikene raha tagavara, siis mingi hüpakiselt Niidulille jäätusikioskist läbi ja võtke endale üks väikene ja vaatame, mis siin nüüd on. Ja loomulikult tänane päev ei oleks saanud üldse alatagi, kui meil ei oleks imelisi sponsoreid. Tere. Ja seal on nimelt siis Mamma. Nagu te teate, siis Mamma tehas on siin samas kohe Alu Alevi külje all. Skyprof on meil õla alla pannud. IP Puit OÜ ja taktikalise rasvuse keskus on siis see, kes pani täna 10 eurot. Salakirjade lahendamises. Head nautimist teile ja juba varsti hakkame läbi käima kõiki atraktsioone ja kohti, mis täna siia on üles pandud ja ma räägin kohe kuskil midagi on, siis saate ka minna. Ja kui te seisate platsi keskus, põhimõtteliselt on võimalik jälgida kõiki neid punkte üle terve selle platsi. Ja kui te näete, et kuskil on järjekorda nagu vähem, siis minge usinasti hüpake ligi ja laske ennast Jürgen! Järgige seda reini, mis on ümber selle staadioni. Vanglateenistus. Kaamera käsu pea kohal. Terve sõit, näeme, mis sa teete siin. Aga hästi mugav. Pehme lihtne ja parem kui Lux Express. Vangla buss. Päti jaoks liiga mugav minu meelest, aga olgu peale. Siire.
Naiskodukaitse oma traditsiooniliste kriisiõpete ja ülejäänud ülesannetega. Politsei. Ja eemal ka sõjaväepolitsei. Ja nüüd on sõjaväepolitsei lett. Autoks Škoda Kodiaq. Kui ütsimist on ja siis saavad siia panna. Sõjaväepolitseil veidi teistsugusemad relvad. Trossa praegu rohkem ei ole. No ma panin ühe ära, vaata tegelikult on. Aga sa summuti ei võtnud või? Ärge kartke, võtke kätte, proovige, nii varsti midagi. Nii. Eesti Punane Rist ja elustamisstand. Mis see keha teeb? Nii nagu filmidel. See võpatuse teeb, jah? Nüüd veendun, et keegi ei puuduta. Ma ütlen, käis laks ära. Keha oleks pidanud praegu tegema nii, aga kuna ta on plastmass ja kummist, siis väga ei... Aga kui selle peale hoida läbi, kas siis saavad ka lapsi? Samal ajal, kui ma vajutan. Selles mõttes, et masina peal või? Ei, masina peal ei saa. Kannatanud puudutada ei tohi. Isegi selle plastmass? Isegi seda plastmass. See mänguaparaat praegu võib siit läbi ei jookse vool. Ei, seda selles mõttes. Hoia käes, kui tahad, ma võin vajutada nuppu, midagi ei juhti. Sa tahtsid ise selle latakat saada ikka? Tahaks ikka tunda, kuidas on. Ära taha. See on tõsine lauk. See aparaat on täpselt samasugune nagu kiirabi autodes või haiglates, kus nad lühivad kahte klemmi kokku ja siis panevad. Et selles suhtes elekter on ikkagi nagu päris vastik asi. Aga jah, siin see rütm on. Ja nüüd isegi kui kannatanu tuleb tagasi ja teiega võib-olla juttu rääkima, siis neid klemme küljest ära ei võeta. Need klemmid võetakse ära siis, kui on abi saabunud näiteks kiirabi kohal. Aga mis peaks siis tegema, kui kannatanu hakkab hingama, aga rääkima või teiega jah? Mis siis peaks tegema? Laksumasta nagu on. Tegelikult tuleks kannatanu keerata lüli asendis. Siis oled sina vaba, sa ei pea midagi temaga rohkem tegema. Näiteks kui ta tahab oksendada, siis ta tuleb võtta suust välja. Ta saab rahulikult edasi hingata. Lülile asendada nüüd see, et hingamine säilis iseseisvalt. Tahate proovida tulla elust? Ja nüüd on õhutõrjepataljon. Õhutõrjepataljon väljas oma natukene vanema tehnikaga, mis on tegelikult ka uuendatud. Su-23 õhutõrjekahur. Ja nagu näha, uuenduste järgi võib isegi väike laps juhtida tänapäeva õhutõrjekahurit. Praegu on teine. Peame ootama natukene. Natuke juba ootama.
see on lülitan drive'i sisse. Nüüd, kui siin vajutad selle alumise punase vajutad alla, siis saad liigutada kahvarit üles-alla paremale osakele sellega. Siin peaks sul tekkima hologramm, sealt saab sihtmärki vaadata. Siis muudab kaugust sihtmärki. Lased nüüd 1000 meetrit või 100 meetrit, 2,5 kilomeetri peale lased. Selle muidu lükkad sisse siit ära. Nii ja kaugemal nüüd paistab ka drooniüksus. Drooniüksus praegu siit veel ei ole ennast lõplikult lahti teinud, aga näe ka siin taevas juba väike droon, üks droon juba siin lendab. Tehnika näitavad ka loomulikult natukene oma varustust. Meie noortel sõpradel on Ja selline on siis tänapäeva tulevik. Aga meie siin perepäeval hakkame nüüd edasi minema ja vaatame, mis siis päeva jooksul siin täna veel toimub. Aga teile, Merelaeka vaatajad, kuulajad, aitäh ja kohtume järgmistes videotes. Meil olemas kaasas ka miiniotsija või metalliotsija, millega on siis võimalik näha, kas leitakse maapõuest üles esemed, mis on siis ära peidetud. Nii et on võimalik täitsa katsetada, mis tunne on pioneerima käia näiteks lõhkekeha maa seest otsima. Pioneeride juures